romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisi podcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates läheme juttudega Balkanile ja sealses piirkonnas räägivad meile sealmail elanud Emily Laur ja Harli Kodasmaa. Tervist! Tervist! Tere! No, mis on teie seos selle Balkani piirkonnaga üldse siis? See meie seos nii-öelda tekkis siis sellest, et olles reisil Itaalias tekkis Emilil niisugune mõte, et võiks äkki kasutada võimalust Erasmusega kuhugile natuke pikemaks ajaks minna. Ja siis valikuid oli seal mitmeid tegelikult, Saksamaa ja Itaalia ise ja Horvaatia. Et alguses oli plaan minna lähedale mägedele, mis Euroopas just valikus oli, et pigem vaatasime Euroopa riike ja Saksamaa oli esimene variant, Horvaatia oli meil valikus teisena, sellepärast, et minu ema oli väga palju rääkinud Horvaatiast ja minu vanaisa sai käia Nõukogude ajal reisil Balkani maades ja kuidagi sealt tuli see idee, aga ega meil mingit muud seost Balkaniga varasemast ei olnud. No mõtlengi seda, et mina olen ka Erasmusega käinud ammu aega tagasi. Ja no siis ikkagi populaarsemad on Hispaania, Itaalia, Portugal, et sellised ülimõnusad päiksilised tuntud kohad. Kas Horvaatia on ka sama popp või polnud erilist tungi huvi sinna Horvaatiasse, panite avalduse lauale, tahaks minna ja kohe saite minna? Mulle isiklikult tundub, et see Horvaatia ei ole võib-olla nii popp nagu reisimise seas veel, natukene nagu võib-olla vähem, aga tegelikult nüüd, kui seal nagu käidud on, siis on ta ikkagi nagu väga, väga äge ja kindlasti nagu kuulub samasse liigasse, et seal meil pigem võib-olla miks me ütleme Horvaatiat mõtlesime rohkem kui siukseid meie jaoks natuke kaugemaid kohti nagu Hispaania või Portugal, et meil üks suur asi oli see, et me läksime ise autoga Eestist sinna kohale ja tagasi, et siis lihtsalt juba see Hispaaniasse näiteks oleks nagu kolmandiku võrra vähemalt pikem teekond ja elukallidus samamoodi, et Balkanis on ta nagu pigem ikkagi odavam, et kui juba nii suurelt ette võtta, et siis kust saab säästa on juba hea. Ja kui ma tegelikult mõtlen, et alguses oli see mägede idee ja see tekkis meil Dolomiitides ja ma sain aru, et Zagrebist Dolomiitidesse ei ole väga pikk maa, et oma autoga me jõuame sinna ja siis oli mingid absurdseid kriteeriumi oli veel, et mina tahtsin, et mul oleks kindlasti jõusaali võimalus, siis väga oluline, et Harlil oli, et hea kool oleks. Et meil ikka oli neid kriteeriumeid, et miks see Horvaatia just lauale jäi lõpuks. Jah, et kooliga nagu, kool võib iseenesest ka mingi teine olla näiteks hea, aga lihtsalt kui on juba näiteks infot kooli kohta leida palju keerulisem, siis see on nagu halb asi, et kui tihti näiteks igasugustel Itaalia ja mingitel muudel Kesk-Euroopa koolidel on need infoallikad on nagu väga puudulikud, et on ainult kohalikus keeles, itaalia keeles ja nii edasi, et siis ei saa isegi aru, et mis kool kõige paremini sobiks, et seal oli seda valikut palju lihtsam teha. Aga sa said siis ikkagi lõpuks inglise keeles õppida, et mingite horvaadi keelt ma eeldan, sa ei valda? Ja, et õpe oli ikkagi inglise keeles, aga nüüd teisel aastal, kui me seal käisime, et siis ma võtsin ühe valikainena või vabaainena, võtsin ka horvaatia keele ja kultuuri aine, aga see on siuke 3 EAP mahus ainult, et sealt nüüd mingisugust keeleoskust otseselt ei tekkinud, et pigem siuke väga nagu basic tasemel arusaamine võib-olla ja siuke ajaloo tundmine ja nii edasi. Sa ütlesid, et teisel aastal, kui läksid sinna, mismoodi see siis oli, et 2 aasta jooksul seal olnud, aga mitte kogu aeg või mis? Seda me ei täpsustanudki, et me nii 2024 kui 2025 mõlemal aastal käisime veebruarist kuni juulini. Ehk siis sellel nii-öelda meie mõistes kevad, nende mõistes siis suvesemestril nii-öelda, et vahepeal siis oligi
oligi siis 24 aasta kevad, siis oli üks semester Eestis ja siis läksime järgmiseks kevadsemestriks jälle uuesti. Samasse kooli ja... Kas Erasmuse puhul ei ole niimoodi ainult ühe korra saab käia? Ühe korra ja järjest? Vähemalt vanasti oli. Ma käisin 11 aastat tagasi Erasmusel. Ma arvan nüüd mingi väga detailselt ka ei tea, aga ma tean nii palju, 15 aastat tagasi. et nii palju kui mina tean, siis magistriõppes saab 2 semestrit käia ja sa saad seda siis teha kas järjest või eraldi, et selles osas nagu ei ole piirangut. Et kui meie käest küsida mingid küsimused taala, et millal on parim hooaeg Horvaatiasse minna, siis pool aastat me ei ole sügis- ja talvehooaega me ei ole seal üldse olnud. Me ei oska tervet aastat kommenteeridagi. Mitte 10 aastat, 10 kuud kokku, aga et ühel hooajal nagu. No aga hooaega jah, osa hooaega te ei oska kommenteerida, aga kindlasti teil oli ju mingi arusaam, et või see taustauuring, no millal seal siis nagu kõige parem on olla, et on see kevadhooaeg siis ikkagi? No mina ütleks, et kõige magusam aeg on mai lõpp või mai teine pool ja võib-olla juuni esimene nädal. Et siis on üsna kindlalt juba vesi eestlase jaoks ujutav, kui sa väga tahad ujuda. Rahvast veel ei ole ja ilmad on pigem head, et kevad esimesel, teisel aastal ma ütleks, et olid väga erinevad. Teine aasta oli tuuline, jahe pigem vihmane. Esimesel aastal oli juba märtsi lõpus 30 kraadi minu arust. Aga turist siis võiks tulla ka pigem maikuus. Ma ei tea, kas suvi läheb seal võib-olla ka liiga kuumaks või? Jah, mina ütleks, et eestlase jaoks on suvi liiga kuum. ja ma ütlekski täpselt see mai teine pool on kõige parem aeg. Ja juuni algus on ka okei. Juuli, august on ilmselt, augustis me pole küll käinud, aga on liiga palavad. Siis on veel hinnatase on natuke mõistlikum, et ei ole see tipoo ja nagu siuke röövimine nii-öelda alanud veel ja massi on vähem ja kõik on siuke natukene rahulikum veel. No räägi lõpuni, siis ma küsin. Ja et ilmselt oleneb täiesti, et mis eesmärgiga sa lähed ja kuidas sa lähed, et ma ütleks, et ka märts-aprill on väga head ajad, millal seal olla, kui sul on valikuvabadust, et kus liikuda, sest Zagreb iseenesest on väga heas kohas, kust alustada oma reise igale poole, et sa saad minna mägedesse, mere äärde, metsa, jõed, järved ja vastavalt ilmale seal, ilma on ühes kohas üks teisest teine, et palju riike seal samas kõrval, mille vahel valid. Et kui suvitama lähed, siis ilmselt ikkagi võibki suvel minna, kui sa tõesti tahad ainult vee ääres olla, et siis võib minna kusagile saare peale, neid on seal palju, et sa ikkagi leiad privaatse ranna ja täitsa oleneb eesmärgist. Aga missugune see Horvaatia pealinn Zagreb siis on? On see üldse väärt pikemat peatumist või pigem ikkagi muu Horvaatia on see, mis võlub? Mina ei ole julgenud kellelegi Zagrebi soovitada, aga mulle iseenesest Zagreb väga meeldib, see on väga kodune, mulle esimesest 5 minutist piisas ja ma tundsin esimest korda elus kodutunnet ja ma ei oska täpselt öelda, miks, et ma arvan, et see täitsa oleneb inimesest, kus ta tunneb, et ta on õiges kohas, aga Zagreb on roheline, et seal on arhitektuuriliselt on ta ikkagi sellist Jugoslaavia mitmekesine, ma ütleks, et seal on nii seda Jugoslaavia siukest seda nii-öelda kommunismiaegset arhitektuuri kui ka siis seda siukest Austria-Ungari impeeriumi aegset siukest Kesk-Euroopa siukest, ongi ütleme Viiniga vist kõige rohkem võrreldakse seda osa arhitektuurist siis, mis seal Põhja-Horvaatias nii-öelda on seal endistel nendel impeeriumi aladel. Et see rannikuala siis enam sinna hulka ei kuulunud ka, et siis seal seda arhitektuuri niimoodi ei leia, et see Dalmaatia ja kõik see rannikupiirkond, see siis juba oli rohkem nagu itaallaste võimu all, et seal on seda mõju rohkem tunda. Aga Emil, miks sa siis ei julge mitte kellelegi soovitada seda? Ei, ütleks, et Zagreb on võib-olla natukene räpane, ongi need hooned võib-olla ei ole igal pool kõige ilusamad, see ei ole kõige korrapärasem linn, seal on hästi palju detaile, liiklus, ma ütleks, on natuke suurem kaos kui Tallinnas, no midagi hullu ei ole, rahvast on rohkem, ta on ikkagi suurem linn, aga
noh, ongi, kuna ta on mäenõlval, siis ta on ilus, ta on kodune, ta on välismaalasena, noh, kui sinna mingisugune baas teha, et sealt kaugtööd teha näiteks, võetakse välismaalasi väga hästi vastu, ollakse huvitatud, et mida sa teed siin Eestist, miks just siia, et kõik lähevad Horvaatiast, horvaadid ise lähevad Horvaatiast ära, et mida sa siit otsid. Et noh, mere ääres on arusaadav, sinna rahvas läheb. Aga Zagrebis ikkagi tullakse rääkima, võetakse soojalt vastu, meil kõik need korteriomanikud on alati olnud väga sõbralikud ja abivalmid ja jah, kõik see, ma ei oska täpselt öelda, et mis selle koduseks tegi, aga kindlasti Euroopas on nagu visuaalselt ilusamaid pealinnasid. Kuidas välismaalasena siis selle korteri leidmine toimub, et on ta keerulisem või mitte? No, ma ütleks, et pigem oma pead oleks see nagu päris keeruline, aga me kasutasime mõlemal korral siis sellise nii-öelda maakleri või vahendusettevõtte abi, et on sellised ettevõtted, kes seal Zagrebi kandis just tegutsevad, kes on siis ülikooliga nagu mingisuguse partnerluse loonud. Ja noh, see oli just sellepärast ka, et sellel konkreetsel ülikoolil ei ole üldse nii-öelda neid ühikaid, et siis neil oligi vaja sükest asja ja siis ühel aastal kasutasime ühte ettevõtet, teisel aastal teist, et sisuliselt ütled oma kriteeriumid ja nad teevad oma parima, et leida midagi huvitavat sulle ja käivad seal ise kohal, veenduvad, et see on õige asi, teevad mingisugused lepingud, asjad juba kohalikus keeles ära, et noh, igatpidi aitavad hästi palju sükest bürokraatiat ja oma nagu mitteteadmist kompenseerida. Ja eks ma ikka üritasin, teisel aastal oli natuke keerulisem, sest hinnad olid tõusnud, aga ma üritasin ka ise leida kortereid ja küsisin siis nende vahendajate käest, et mis te sellest arvate. Ja noh, enamustel oli ikkagi mingi jama seal taga, et kui sa ise otsima hakkad, siis tõenäoliselt see mingi jama otsa seal satud. Mis jama? Mis nad sulle siis teevad? Mingid skämmid on või? Skämme on ju, teised Erasmuse tudengid Arli vist rääkisid seal. Jah, et seal olid igasugused WhatsAppi grupid nende Erasmuse tudengite jaoks seal erinevate koolide vahel ka ja siis seal nagu käis ka korduvalt läbi, et inimesed, kes nagu oma pead tegutsesid ja liiga palju usaldasid seda, mida nad nägid, siis seal ikkagi mõned nagu said petta, et ei olnudki midagi kohale tulles või mis iganes siuksed olukordasid, aga no pluss on see, et nad pidid tegelikult mingi lepingu lisa seal tegema, et kui sul või notaris midagi ära fikseerima, mis oli lisatasu, kui sa oled välismaalane ja sa lähed lühiajaliselt, noh, see kõik on kõvasti kallim kui see, mis seal kuulutuses kirjas on lõpuks. Kuidas te elamispindade hinnad on? Esimene aasta ma ütleks, et oli põhimõtteliselt sama, mis Tallinnas, aga nüüd teisel aastal ma ütleks, et juba natuke kallim kui Tallinnas. No ikka palju kallim. No mis hindades me ikkagi räägime, selles mõttes Tallinnas sa võid ka, ma ei tea, kas sa võtad ühetoalise või sa võtad mingi suurema või mis korras see on, et mis need hinnad on umbkaudu seal? No meie saime lõpuks, ma arvan, enam-vähem hea pakkumise, 2-toaline korter. Me maksime muidugi ka vahendustasu, aga see ei olnud mingi tohutu summa. Ütleme, kuus oli äkki 900 eurot umbes. 900 eurot on päris palju. Aga vahendustasud sees. Iga kuu 900? Jah. Mitmetoalisest? Seal muidugi ja sinna on ka nüüd kommunaalid sisse arvestatud. Aha, okei. Ütleme, et oli siis 750 Ja, 800, kuskil sinna kanti. Aga jätkuvalt, mis siis 2- või 3-toaline? 2-toaline ja mitte nüüd kõige suurem, seal vist oli, ma arvan, et maksimaalselt 50 ruutu. No sellises vanas paneelikas, mis väljast nägi välja, et väga kauena püsti seisa. No sel juhul ma ütlen, et ikkagi on kallim kui Tallinnas. Et, aga noh. Esimesel aastal me saime kuskil pea 200 eurot odavamalt vist sarnase korteri. Okay. Et seal lihtsalt oli aastaga nii järsk hinnatõus olnud? Seal oli jah vist ikka päris ränk, et ma nüüd ei ole ülikursis, aga nii palju, kui ma seal mingisuguseid uudiseid ja asju ka vaatasin, et seal lausa valitsus kehtestas mingitele toiduainetele näiteks riiklikke hinnapiiranguid ja asju, et seal nagu hinnad nii järsult, nii räigelt tõusid, inimesed nagu tegid igasuguseid erinevaid pikette ja asju, et noh, täpselt ei tea, et sellel ajal ei olnud ise seal kohal, et aga
jäi siuke mulje küll, et oli päris järsku kuidagi see. aga Harli, sa vist enne ütlesid midagi sellist, et mingitel perioodidel on need hinnad lausa röövimine. Mis seal siis hindadega toimub, et kas need reaalselt nii hullusti kõiguvad, et kui sa lähed poodi, näiteks ma ei tea, leiba ja piima ostma, kas see ka kõigub või mis asi seal kõigub? Ei, pigem see mitte, ma mõtlesin rohkem seda, et ongi mingisugused siuksed kohad, mida külastada turistina, et siis seal võib olla nagu väga suur erinevus sellest, mis ajal sa seda kohta külastad, et noh, esimene näide on see, et kui me seal ütleme veebruar, märts, aprill ringi käisime igasugustes erinevates rahvusparkides, vaatepunktides, kus iganes, et siis kui me mõnda nendest kohtadest sattusime seal juunis-juulis tagasi, siis oli nagu üllatus, et ahah, et siin tegelikult peab mingisugune 15 eurot maksma, et siia nüüd saada, et aga muidu enne ei pidanud? Et siis seal üldse ei olnudki mingisugust piletikontrollijat ega mitte midagi ja ei pidanud mitte midagi maksma. Või mingi teine näide näiteks Dubrovnikus saab linna müüridel kõndida, et ma nüüd täpselt peast ei tea, aga et kui suvel maksab see nüüd vist juba kas mingisugune üks inimene, et sa saaksid seal lihtsalt mõned tunnid müüri peal kõndida, vist 45 või 50 eurot, siis minu teada hooajavälisel ajal on see nagu pool odavam. Aga ma ei ole päris kindel, minu arust oli nii. Ma tean konkreetset näidet, et Krka rahvuspargis näiteks esimesel aastal käisime hooajavälisel ajal viimasel päeval siis, kus odavat hinda see oli 7 eurot, hooajal oli 40. Et selles mõttes tasub ka võib-olla varem minna, et mitte päris hooajal, et siis on palav, sa niikuinii ei jaksa seal ringi käia, rahvast on palju ja kõik on kallis. Ja mul praegu meenub, et üks tuttav käis perega äkki suvel Horvaatias ja kirjutas Instagramis mingi pildi all, et täitsa ehmatav, kui kallis see Horvaatia on. On siis ehmatav või? No kui sattuda hooajal turistikatesse kohtadesse, siis ma arvan, et isegi võib ehmatada ära küll, et näiteks kas või juba väljas söömine võib nagu päris ränk olla, et seal Dubrovnikus näiteks hooajal vanalinnas, seal on siuke üsna minimaalne hind, et üldse mingi praet saada on siuke 20-25 eurot. Et aga kui minna kuskile vaiksemasse külla seal samas mere ääres ja paar kuud varem, siis võib seal lausa mingi 7 euro eest prae saada. Võt mul meenub tegelikult, et täitsa hooajal Dubrovniku ja Spliti vahel üks väike külake jõe ääres, kust täitsa juhuslikult sattusime, väga lahe, turiste ei ole, täitsa omapärane, kohalikud seal jalutasid, sealt pitsa me saime, väga suure pitsa ikkagi, ma arvan, alla 10 euro oli ta kindlasti. Et leiab ka hooajal odavamaid variante. Aga siis sa pead olema suuteline nagu natukene ringi liikuma, et sul võiks siis mingi rendiauto olla või midagi, et muidu sa vist seda odavat toitu seal jahid pool sellest reisiajast. Aga kindlasti ma ei ütleks, et Horvaatia nüüd nendest Balkanimaadest ta ei ole kindlasti odav koht. Aga mõne muu riigiga võrreldes, aga sa ilmselt ei saa kuskil mujal ka hooajal Vahemere ääres nüüd tohutult odavamalt. Ja täitsa oleneb, kus sa lähed, mis sa teed, et mere ääres käimine sul ei maksa midagi. Matkamine sul on väga palju ilusaid matkaradasid, ei maksa üldiselt, kui sa kuskile rahvusparki ei lähe. Meie tegelikult ööbisime, ma arvan, 2 aasta peale kokku kusagil 15-20 korda ka autos, et igalt poolt annab kokku hoida, kui tahta. Aga auto rentimine on siis pigem hea mõte seal Horvaatias või saab ka näiteks bussiga ringi liikuda? Ma üritasin vahepeal, oli Harlil kiire või tal oli perekülas, et siis ma tegin oma väljasõite, ega seal ikkagi bussiga väga kaugele ei jõua. Eriti, kui sul on limiteeritud aeg. Kindlasti saab kuskile põhikohtadesse, et Zagrebist, sõitsin ma Ljubljanasse mitu korda, see on Sloveenias on ju juba, Splitti, sealt edasi, need maakonnaliinid sõidavad hästi, aga see kõik võtab liiga kaua aega, ma ütleks. Et kui on ikkagi limiteeritud aeg, siis on mõistlikum auto rentida. Teil oli eks ju enda auto kaasas, te ei rentinud seal? Okei. Et mõtlesingi, et huvitav, mis need autorendi hinnad on, aga eks need võivad ka olla hooajal natuke kõrgemad. Minu arust, mul vend käis nüüd külas ja sõbranna käis eelmine aasta, et ei olnud kindlasti midagi erinevat kui a la Hispaanias näiteks. Kus te siis, me algul reklaamisime välja, et Balkanid ringi liikusite, peafookus on olnud Horvaatial, kus te ka kõige kauem olete olnud, aga te olete tegelikult käinud ka erinevates kohtades seal piirkondades, et
Kus te siis käinud olete? No kõige rohkem Horvaatia ja Sloveenia mõlemad, ma arvan, on enam-vähem ühel pulgal. No Horvaatias ikka natuke rohkem. Bosnias oleme käinud, mina vist 2 korda, Harli äkki 3. Montenegros oleme natuke pikemalt, nüüd see aasta olime nädal, eelmine aasta olime paar päevad, mitte väga kaua, aga ikkagi oleme tiiru peale teinud. Siis Serbias tegime väikse Serbias ja tiiru. siis see aasta nüüd käisime veel hooajal natukene, ma ei mäletagi kaua täpselt, aga Albaanias ka väljas. Et Albaania välja. See oli mingisugune 1-2 päeva ainult, mis me korraks vaatasime seal ringi Ungaris, 1 nädalavahetus. Ja Itaalias ka esimene aasta tegelikult käisime ikkagi Dolomitides. Mis on siis selle piirkonna sellised suurimad pärlid, et mis on need kohad, kuhu sa kindlasti soovite või te mõlemad kindlasti soovitaksite minna? No Horvaatia kohta ma ütleks, et meil ikka on mingid omad lemmikud, väikesed linnad või matkarajad või mis iganes. Too välja mõned. Number 1 muidugi Omiš, täpselt hääldus ei tea, kus see rõhk olema peab, aga see on nüüd ka muidugi hooajal on ta väga populaarne, seal on väga palju rahvast ja üritusi ja aga ongi näiteks seesama, mina käisin seal bussiga üksinda mais, ma arvan, vist jah, et siis ei olnud seal üldse palju rahvast. Nii et väikestest linnadest Trpanj näiteks ja ma ütleks üleüldse terve see Belje-Sachi poolsaared, kes tahab suurtest massidest eemale saada, see ei ole üldse populaarne koht. Seal käivad sakslased ja kõrval naaberriikidest inimesed, kes teavad, kuhu minna. Miks see ei ole siis popp? Raske küsimus, ilmselt seal ei ole mingeid suuri linnasid ja see ongi poolsaar. Ma ise pakuks, võib-olla ma üldse ei tea, aga ma lihtsalt arvan, et äkki võib olla osaliselt asi ka selles, et sinna nüüd alles 2-3 midagi sellist aastat tagasi saadi lõpuks püsti siis suur uhke sild, mis ühendab seda lõunapoolset Horvaatia otsa ülejäänud Horvaatiaga, et varem oli siis nii, et kui maismaad pidi tahta näiteks Splitist saada Dubrovnikusse, siis vahepeal pidi ära käima Bosnias ja siis minema tagasi. Ja siis see Belje-Sachi poolsaar ongi siis see, mis ulatub sealt sellest lõunatükist, Horvaatia lõunatükist siis väljapoole ja nüüd siis ehitati sild, mis läheb selle poolsaare servast sinna ülejäänud selle maismaa Horvaatia külge. Et varem ei olnud see kant nagu nii lihtsasti ligipääsetav ka, et ma arvan, et võib-olla osaliselt on see asi nagu selles ka, et lihtsalt selle mõne aastaga ei ole veel inimesed teadvustanud, et see koht on nüüd ka nagu väga lihtsasti ligipääsetav. Mis on veel siis sellised ägedad kohad, kuhu te soovitate minna, et kui me vaatame näiteks Horvaatiast väljapoole? Ja miks nad siis ägedad on? Ma veel ütleks Horvaatia kohta vahele, et igasugused saared, et iga saar on omanäoline ja seal on, ma arvan, 100 saari äkki või? Ma ei tea, kõik ei ole muidugi asustatud, aga meie jõudsime 10, ma arvan. Ja iga saar on täitsa omanäoline lahe ja leiab palju tegevust. Zres ja Lošin on näiteks, ma arvan, sellised saared, kuhu liiga palju eestlasi ei satu, et kindlasti soovitaks. Miks kas nad ei ole liiga turistikad või miks nad ei satu? Just pigem ei ole, et ilmselt kõige turistikamad saared, mis muidugi ka tegelikult mulle vähemalt meeldisid väga, olid Hvar ja Brač on ilmselt 2 kõige tuntumat, et seal ka leiab. Nad on nagu suurte lennujaamadele lähemal, et käiakse ikka. Eestlased käivad Kõrki saarel, ma tean, see on siin lähedal, aga miks nad kaugemale jõua, ma ei tea. Aga jah, et julgustaks kindlasti lihtsalt minema väikestesse mingitesse küladesse, et sealt leiab neid pärleid, kus see kohalik elu käib ja sa näedki, kuidas kalamehed hommikul tulevad oma saagiga ja selline vaikne elu. Väljaspool Horvaatiat üleüldse Bosnia, ma arvan, on väga alahinnatud riik. Ahaa, ma ei olegi kusjuures Bosnias käinud. Bosnia on üks väheseid, 1-3 riigist Euroopas, kus ma ei ole käinud. Nii et räägi mulle, miks, mitte üldse sellepärast ma ei taha Bosniasse minna, ma lihtsalt ei ole veel jõudnud sinna minna. Nii et mis mind Bosnias ootab?
no minu eelarvamus oli see, et see on nüüd väga kriminaalne ja alaarenenud riik. Kui me läksime sinna esimene kord, no ma ikka kartsin. Aga esimesel päeval... Et sind röövitakse ka paljaks, seda kartsid või mida? Jah, ma arvan, okay. Et seda. Ja esimene asi, mis seal silma paistab, võrreldes muude riikidega, kus meie vähemalt käinud oleme, on see kultuuride ja uskude kombo. Kui hästi nad seal, eks ikka on tegelikult neil seal lahkhelisid ja nii edasi, aga see tänavapildis ei paista silma. Et sul kõnnib moslemi naine, kõrval on sõbranna, kes on poolpaljas ja ma ei tea, bikiinides kõnnivad tänaval ja pole probleemi. Kas seal on tänavapildis näha palju naisi, kes ennast katavad? Et ikkagi okei. Aga ongi nagu see ongi nii üllatav näha, et sellised inimesed nagu nii hästi omavahel klapivad, et ongi need, kes on kaetud nende purkadega siis ja nad täiesti vabalt seal suhtlevad nende mitte siis oma selles usus olevate inimestega, et seal on nagu 3 sorti isegi neid uske siis kokku, et seal on see õige usk, siis katolik pool ja siis moslemite osa. Ja samamoodi on rahvused tegelikult laiali seal horvaatid, sõrblased ja bosnialased. Ja ma ütlen, mina ei ole nii sõbralikku rahvast vist mujal kohanud kui Bosnias. Okei. Miks niimoodi? Milles see väljendus? No see, et nad abistasid, see, et nad olidki nagu huvitatud ja see sama esimene kokkupuude nende moslemi naistega oli nii, et olime vist Jaitse linnas ja läksime seal siis ühte vaatamisväärsust vaatama, Harli jäi veel autosse, mina läksin juba jalutasin natuke ja siis tuli 10 moslemi naist, kes andsid mulle kaamera, ma ei saanud aru, ma mõtlesin, et okei, ma teen pilti neist, tegin pildi ära ja siis nad ütlesid, et ei, et me tahame sinuga pilti teha. Ja siis nad tegid koos minuga seal pildi, siis nad katsusid mind, pildistasid mind veel. Ja mina olin tegelikult ju lühikese kleidiga ja pea oli katmata. Sina olid vaatamisväärsus. Ja neil kõigil ainult silmad välkusid ja siis üks ainuke mees käis kogu sellel kambal siis seal taga, et ilmselt siis mingisugune mees, kellel 10 naist oli. Ausalt või, arvad või? Tundus küll seda moodi, et see on vist mitte väga ebatavaline. Võib-olla mina pidin olema seal siis 11, aga igal juhul oli see nagu väga kuidagi sõbralik ja soe ja tore esimene kokkupuude nendega ja seda oli üleüldse, küll me otsisime oma majutust Sarajevos, siis tuli üks suur punt, kes aitas meid ja lihtsalt jäi kuidagi igal sammul selline hea mulje. 3 sealset pealinna, meil on Zagreb, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviinas ja Ljubljana Sloveenias. Millist soovitud ja milline on rohkem jama? Muidugi me Zagrebist juba enne rääkisime, kui me paneme sellesse võrdlusse ikkagi sisse. Ma olen ise ka mõelnud, et ma ei ole nüüd tohutult palju reisinud, aga nii Ljubljana kui Sarajevo on minu top 3 kindlasti, ma arvan, et Ljubljana on minu lemmik, ta on väike, armas, väga käidav, jalutatav. Tähendab, Ljubljana on sinu kõige lemmikum pealinn üldse. No ma ei ole nüüd nii palju käinud. Okei, ära jätame selle kõrvale, aga just mõtlengi, et miks ta on jäge on sinu jaoks? No ma arvan, et ongi see, et ta on väike, et ta on nii kompaktne, seal on küll turiste, aga mitte nüüd nii palju, seal toimub kogu aeg. Mulle tundub, et sloveenid, neile meeldib muusika. Iga nurga peal on kuskil mingi tänavamuusik või on mingi spordiüritus või mingi rahvas koguneb, et sotsiaalne rahvas. Muidugi üleüldse Sloveenia inimesed matkavad näiteks hästi palju, neil on väike ja kompaktne riik ka, et on mäed ja meri ja pindalalt on ta, ma arvan, mingi 20 000 ruutkilomeetrit äkki. Kuskil poole väiksem Eestist. Väga palju teha ja iga nurga peal keegi sul matkab, et horvaadid näiteks ei käi oma riigis ringi. Sloveenlased on nagu hästi sportlikud, et alati on, kui vähegi mägedes kuskil seal serpentiinteede peal sõita, siis kogu aeg eest ja tagant tuleb nagu hunnikus jalgrattureid ja matkarajad on nagu hooajal on
üsna paksult täis inimesi ja kõik teretavad, kes vastu tulevad, täiesti võõrad inimesed keset metsa matkarajal, et väga siuke kuidagi hubane kogemus. Noh, ja Ljubljana on ka looduslikult selles mõttes ilusas kohas, et sealt voolab jõgi läbi, kui sa lähed, Ljubljanas on kindlus keset linna mäe otsas, kui sa sinna lähed, siis sa näed ka lumiseid mäetippe läheduses, et ja roheline, väga roheline linn. Ma ise ei ole Sloveenias väga palju ringi trippinud, aga ma olen kuulnud, et see riik pidi olema selline paras üllataja, et kui sa mõtled Sloveenia peale, siis no ei ole mingi kõige popim koht, kuhu minna, vähemalt eestlaste hulgas, et pigem ikka see Horvaatia. Aga et pidi olema hästi ilus. Kuidas teie kommenteerite seda? Kõik need järved ja asjad? Nendest riikidest, mis siis me käisime või mis me käinud oleme, et Sloveenia tundub kõige elatavam koht, et seda on Eestile arengu poolest kõige sarnasem. Ta on looduslikult, sul on kõike seal. Et merepiir sul on võib-olla väike, aga ikkagi Triglavi rahvuspark on väga suur, seal võidki matkama jääda. Miinus on see muidugi, et hooaeg on mägedes, sellistes kõrgetes mägedes piiratud. Aga järved, mäed looduslikult, võidki seal käima jääda, arvestades, et ta nii väike on, siis väiksed linnakesed on ju ka armsad, et igasugused mäeorud ja siis ma ei tea, kuidas neid eesti keeles nimetada, see on need korged, mis seal on, mis on siis sellised kohad, kus on siukene kitsas järsk süvik, mille põhjas siis põhimõtteliselt jõgi nagu voolab. Jah, koskesid on seal hästi palju, see Sotša jõgi, mis on hästi türkiissinine. Seal on palju, seal võiks käima jääda, et kuigi me käisime seal palju, siis ikka ei nägemata. Aga mis jällegi siis nendest riikidest on selline, pigem võib vahele jätta? Võib vahele, et on küsitav, et ma ütleks, kõige suurem kultuurishokk oli meil Serbias. Kuigi me olime seal ainult 4 päeva, siis läksin ma sinna väga suurte ootustega, et tundub, et ise nad ennast reklaamivad sotsiaalmeedias vähemalt, et nad on maailma kõige sõbralikum rahvas. Mina nii ei ütleks. Mis siis juhtus? Mis nad sulle tegid? Keegi ei tahtnud pilti sinuga teha nagu postis või? Neid olukordi oli palju, et alguses mõtlesin, et üks inimene, aga lõpuks 4 päeva jooksul neid olukordi oli enamus, jah. Mis olukordasid? Üleüldine selline suhtumine, et nad muidugi väga igatsevad oma Jugoslaaviat. Tänavapildis, see juba ütleb midagi, et küll on mingid Putini magnetid ja et venemeelsed on nad, Jugoslaavia lipud, Tito magnetid, igasugused sellised asjad, aga see selleks. Horvaatidest ei arva nad väga hästi muidugi, me ei saa üldistada, on kindlasti erandeid, aga me saime üsna ruttu aru, et me ei tohi öelda, et me tuleme Horvaatiast või Zagrebist, me ütlesime, et me tuleme otse Eestist. Mis siis juhtus, kui te ütlesite? Arvasti, et Horvaatia riiki eraldiseisvalt ei ole, Horvaatia keelt pole olemas, see kõik on üks suur Serbia. Et neil oli nagu, muidugi kõik kindlasti niimoodi arva, aga vähemalt siis enamus, kellega me kokku puutusime, et nad olid tõesti nagu kuidagi igast jututeemast oskasid nagu mingisugust poliitika teemat välja põluda, et kui sa räägid kelneriga lihtsalt ükskõik millest, siis kuidagi ikkagi tema suunab selle jutu teema sellele, et tegelikult ikkagi Serbia on nii vägev ja võimas riik, kõik meie naabrid on meid kiusanud ja alavääristanud ja et tegelikult nad siin kõik töötavad meie vastu ja me oleme nii sõbralikud ja ei ole kellegile kunagi midagi halba teinud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et see on aga nagu see oli ka selles mõttes kombo, et näiteks me sattusime sinna muidugi väga lahedal ajal, 1. mai, kus nad tähistasid siis oma mingit kommunistlikku püha, meil on ka 1. mai püha ju, mis püha see on? Võidupüha. Ühesõnaga terve riik grillis, väga lahe. Ja siis kutsuti meid ka grillima ja pakiti Harlile terve ports mingit Coca-Colat ja pätsaia ja liha ja kõike kaasa, et olidki selles mõttes väga sõbralikud ja kõigel oli tagamõte, et sinna juurde käis see poliitika ja usujutt ja kõik see, et
mingit neutraalset juttu kellegagi väga rääkida ei saanud, aga see kõik kindlasti jäi meelde, võib-olla kõige rohkem sellest kõigest, et ma ei saaks öelda, et ma ei soovitaks minna Serbiasse. Mulle ka Belgrad näiteks väga meeldis ja loodus on ilus, kõik on ilus ja paar toredat kokkupuudet oli ka serblastega et väga omamoodi kindlasti jääb meelde. Ei, ma imestan, et neile need naabrid ei meeldi, sellepärast Eurovisioonil ju ikkagi antakse üksteisele punkte ju, et kui Horvaatia on nõme, siis kas neile ei anta punkte. Ma peaks huvi pärast nüüd, kui mul oleks sellist tahtmist ja energiat, siis ma lihtsalt vaataks, mida Serbia on Horvaatiale andnud, kas ei ole alati 12 punkti andnud. et minu jaoks on nagu üllatav, et nad on, ta tundub tõesti see on üks suur punt ja endine Jugoslaavia ju. Et nad tõesti ei ole siis. Seal oli vist ikkagi see juhtiv jõud oli Serbia ja teised olid nagu rohkem kuidagi allutatud sellele korrale lihtsalt, et kes vaikselt sealt hakkasid ära pudisema ja iseseisvama. Mingi Horvaatias keegi ei võta teemaks, et serblased on nii nõmedad. Ei võta üldse, jah. Et kui Serbia tuleb jutuks, siis nad kas ei kommenteeri väga midagi või ütlevad, et see on juba möödas või siis naeravad natukene, et need on need serblased, me teame neid küll. Või et ärme lihtsalt nagu, ma ei tea, et mis me siin ikka mingitest vanadest asjadest räägime ja mingeid vanu haavu lahti kisume, et seal nagu paljud tunnevad seal ikkagi piisavalt vähe aega mööda läinud, et neil nagu paljudel isiklik kokkupuudega sellega, et seal ikka nagu üksjagu inimesi tapeti ära ja olid seal mingid genotsiidid ja asjad, et kas või näiteks oli huvitav näha seal Belgradi juures oli mingisugune teletorn mingisugune, ma ei mäleta enam peast täpselt missugune, ühesõnaga see 99. vist pommitati NATO vägede poolt siis puruks, kui nad seal seda üritasid piirata siis seda, et nad seal seda genotsiidi teeks ja siis oli see nüüd uuesti üles ehitatud kuskil 10-15 aastat tagasi ja sinna suur tahvel pandud, mis siis rääkis põhjalikult sellest, et mingisugused fašistlikud NATO väed siin tegid meile ülekohut ja täiesti ilma asjata pommitasid siin meid, et siuke kõik on nagu poliitikaks keeratud hästi, et Serbias siis, eks ju? Ja. Mulle tundub, et Serbia võiks olla selline huvi pärast koht, kuhu uuesti minna, et sellest on päris palju aega, kui ma seal käisin, et see tundub nii põnev, tahaks kuulda, mida nad siis räägivad, mis see lakkamatu tagamõte ja kuidas see kõik välja kukub, et see tundub nii veider mu jaoks. Selles mõttes on ka huvitav, et ma ju tegin eeltööd ikkagi enne minekut, ma ei tea, mitu nädalat või kuu aega, et kuskilt sellist infot ma tegelikult ei näinud, mis meid lõpuks ees ootas. Okei, väga huvitav. Et selline salajane osa Serbiast. Aga see üllatas. Selles mõttes oli tore. On teil veel mingisuguseid selliseid piirkondasid, mida te soovitate või siis vastupidi, mida te ei soovita? Siukseid piirkondasid vist ega ei olegi, mida nagu nüüd ütleks, et ei soovita üldse või? Mina võin öelda, et Ungari nii pähe, kui me seal käisime, sinna ma ei läheks, aga see jääb ka natukene välja. Aga ta on lihtsalt lähedal, et kes tahab nagu kombona võtta, siis... Mis sul Ungari vastu on? Budapest nii ilus linn ju? Aga võib-olla siis on asi minus. Sinu arvad, see on ilus linn või? Natuke liiga uhkeid asjad sai hooma seda. Et näiteks Horvaatias on üks väidetavalt, nad ise ütlevad, et see on maailma kõige väiksem linn, Hum, kus on 2 tänavat võib-olla ja me käisime seal tund aega, et sa jälgidki neid detaile, see teeb asja palju huvitavamaks ja sa suudad rohkem keskenduda, et see on liiga uhkeid asju oli minu jaoks Budapestis. Palju muidugi siukest subjektiivset arvamust, et see, mis meile... mulle meeldis rohkem, aga et selles mõttes ikkagi, et kui meie ütleme, et midagi nii väga ei meeldinud või midagi väga meeldis, siis loomulikult kõigi puhul see ei kehti, et see on siuke väga personaalne ka. Ma küsin siis, et ikkagi, mis teile väga meeldis veel? On teil miskit välja tuua või mis nõuandeid anda inimesele, kes planeerib seda Balkani trippi? Võib-olla see, et ikkagi liikuda ringi, mitte lihtsalt minna rannapuhkusele, et mitte minna liiga palaval ajal, kus sul on variant olla kas meres või mäe otsas. Et minna siis hooajaliselt õigel hetkel ja liikuda ringiga mitte nii palju, nagu esimene aasta tuli mul ema külla ja siis me võtsime natuke liiga suure tüki ja siis me sõitsime ringi.
et see pole ka hea. Aga et üks mingisugune piirkond võtta ja seal on juba nii palju, mida vaadata, et sul ei olegi vaja tervet riiki läbi sõita või mitut riiki läbi sõita, et tegelikult sa võid võttagi oma Istria poolsaar näiteks pluss mingisugused saared ja sellest piisab. Või võtad Spliti ja saared või võtad Spliti ja Bosnias käid Sarajevos ja Mostaris ja kes tahab minna Koskasid vaatama, siis Horvaatias on väga kallid ja väga ülerahvastatud Plitvice rahvuspargis olevad kosad, et siis on Gravitsa kosad on näiteks Bosnias palju odavam. Ja seal saab ujuda ka Horvaatia rahvusparkides ei saa, jah. No suurepärane, aitäh teile selle tripi ees, mis te siin Balkanile minuga tegite. Kindlasti võtan plaani selle Bosnia ja võib-olla mõne riigi veel seal. Aitäh teile igal juhul. Aitäh vastu võtmast. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.